Hei, what's up guys, mina olen Marek Openja ja täna te näete, kuidas ma põlen. Ma saan aru. Okei, sa panen nüüd põlema nagu. Kuidas teil läheb, rahvas? Minu nimest Stenjan. Tahaksin kõigepealt enne videot ära mainida, et mul ei ole kõnealuste isikute vastu mitte midagi. Ma ei tea neid isiklikult. Tahan lihtsalt kommenteerida antud videot, mida nad tegid. Ja nalju pole vaja isiklikult võtta. See video levis väga-väga kiiresti Delfisse ja siis juba Facebooki, kus ma selle video ise ka leidsin. Ning selle video autoriks on üks poiss nimega Marek, kes siis videos pani end sõna otseses mõttes põlema vaatamiste nimel. Kaugu. Oota mees, rahu! Ruttu mul käed penase. Jah, see tüüp pani reaalselt enda videos põlema. Nagu, kui halvasti saab sul minna, et sa pead end põlema panema, et vaatamisi saada? Kas nagu ei ole tõesti mitte ühtegi teist muud võimalust? Mitte ühtegi teist muud asja sai teha vaatamiste nimel, vaid sa pead end põlema panema. Ma tahan mõista, sest et YouTuberid tõesti vahepeal teevad selliseid asju vaatamiste nimel, mida keegi teine ei teeks mitte elu sees. Aga enda põlema panemine, nagu ma kujutan ette, kuidas te lihtsalt istus enda sõpradega maha ja siis oli nagu kutid. Asjaolud on väga-väga halvasti, sest et nagu kanal ei kõri kohe üldse. Isegi mu eelmiste videote clickbaitid ei töötanud. Nagu seksikate soomlaste clickbait ei töötanud ja kumminaise clickbait ka ei töötanud. Mida ma teen? Me peame midagi lahedat välja mõtlema, mul läheb view'e vaja. Saad aru, ma hingan, ma toitun view'idest, no andke ideid! Mis arvad sellest, kui teeks äkki mingi Chubby Bunny challenge'i? Ei mees, see on ikka natuke liiga ohtlik. Mis siis, kui ma vahukommigat ära lämbun? Selle peale mõtlesid üldse või? Pane põlema! Keegi pole kunagi vahukommigat ära lämbunud. Just. Sa oled geenius, paneme mu põlema, mees! See oli nali. Jah, ma tean. Enamustest kindlasti arvad, et see on väga ohtlik asi, mida teha ja seda tohiks üldse teha. Kuid olge mureta, chill. Meie poiss uuris kõik asjad järgi ja ta tegi eeltööd. See kõik oli läbi mõeldud. Oh my god. Sest saate aru, enne kui te midagi sellist üldse tegema hakkate, te peate asjad väga hoolikalt läbi mõtlema ja kõik järele uurima. Raudselt luges mingi Delfi foorumit, surfas Facebookis lihtsalt. Ja noh, peale paari Delfi postitust ja natuke aega Facebookis surfamist sai ka ta peagi selgeks, et see on ohut asi, mida teha. Nagu järgnevast videoklipist on näha, siis nad kasutavad tipptasemel turvameetmeid, et jumala eest keegi viga ei saaks. Oota mees! Mu selg valutab räigelt. See küll on nii, nagu planeeritud oli. Mees, tule head. Esiteks, mul pole õrna aimugi, miks ta endal selle kile ümber keha pani, sest et nagu loodan, et ta teab, et kile sulab. Ja see tüüp reaalselt keeras endal selle kile veel ümber kaela. Nagu, sul vedas, et see kile ümber su kaela lihtsalt ära ei sulanud. Ja teiseks, nagu näha, siis isegi märjad riided ei päästnud teda. Ta sai ikkagi päris korralikult haiget, vähemalt niimoodi videos mulje. Mu selg valutab räigelt. Pane mees. Aga nagu jumal tänatud, et see kutt ajus enda riided märjaks teha, sest kui ta neid märjaks oleks teinud, ma ei taha teada, mis siis juhtunud oleks nagu. See oleks võinud õppeda ikka nagu väga-väga teistmoodi. Ja kõige häirivam asi on see, et tol hetkel, kui see kutt oli valude käes, siis ta sõbrad tahtsid ta uuesti põlema panna. Mu selg valutab räigelt. Pärast vaatame. Ei, ma ei saa. Vol 2, davai. Ma ei saa. Tüüd, mida sa inised mingi mökku oled? Paneme see uuesti põlema, noh. Mis mu tšäga on? Käisin sõpradel oma mõtte välja ning nad olid kohe nõus. Selle videoga saab ju nii palju vaatamisi. Ja jällegi hea näide sellest, kuidas tal on sõpradega vedanud. Nii heatahtlikud ja abivalmis. Samas ma mõistan neid, sest et ega neid ju põlema ei panda. Neil on muidugi fun. Ja ma isegi hakka pikka moraali enda vaatajatele ette lugema, et ärge tehke seda, sest et see on ilmselgelt liiga loll asi. Ja ma siiamaani ei saa aru, kuidas üks inimene suudaks sellist asja teha. Ja selle loo juures pole tegelikult peaaegu mitte midagi naljakat, sest et asi on väga ohtlik. Peale selle, et nad tegid seda view'ide pärast. Ja nagu näha, siis seni pole neil see kõige paremini läinud, sest nad on saanud ainult 2000 vaatamist. Jah, see video pandi alles ülesse. Kuid ma usun, nad eeldasid ikka, et see video saaks nagu natuke rohkem vaatamisi. See kõlab nii valesti, kui ma ütlen, et okei, ma saan aru, kui sa panen põlema mingi miljoni vaatamise nimel. Ei ole okei. Aga mu point on selles, et kas sa reaalselt paneksid end põlema 2000 view'i eest? Või sa äkki tahtsid lihtsalt enda elu nagu lahedamaks teha? Äkki see on üldse view'ide pärast? Äkki see oli lihtsalt niisama vabandus? Äkki tahtis lihtsalt lahedat mälestust endale? Ja nüüd ma tahaksingi otsa teie poole pöörduda, kallis Marek. Palun ära tõsta latti ega tee midagi rumalamat lihtsalt view'ide nimel, sest nagu näha, siis see ei tööta väga. Tee parem midagi, mis ei oleks ohtlik ja potentsiaalselt ebaeeskujulik sinu vaatajatele. Ma usun, et tegelikult ise saad väga lahe ja mõistlik isiksus. Ning ma saan aru, vahepeal tehaksegi view'ide pärast igasuguseid hull asju. Seega teinekord, ära pane põlema. Lase end näiteks õhupüssiga selga. Nad on seda juba teinud. Mis asja? Ja ostsin endale siis ühe õhurelva, niisuguse. Nüüd me teemegi seda, milleks me siia tulime. Hakkame mind laskma. Headshot! Reaalselt seda
seda annab tunda. Siis ma ei tea, mul on nagu kõiki teid otsas nagu. Ja siinkohal ma tahaksingi enda video lõpetada ühe inspireeriva mõtteteraga Marek enda poolt. Elame ju vaid ühe korra. Miks siis mitte täiel rinnal? Jaa, õige mees, õige! Tšau! Kuule, lähme paneme põlema. Oota, mis asja, see on mingi puhta segi läinud või? Mees. Jolo!